50% Eesti tööealistest tunneb igal aastal seljavalu. Uurime, miks see nii on ja kas seda saab kuidagi parandada. Seljavalude probleem on üha tõusvas trendis ning seda kõige enam arenenud maades. Ja see on väga suur ja kusjuures see ei ole ainult Eestis, vaid see on igal pool maailmas. Ja tegelikult on siis niimoodi, et mida arenenum riik, seda suurem probleem, sellepärast et Aafrikas lapsed jooksevad ringi, nad ei istu seal koolipingis 8 tundi, aga Eestis on paraku niimoodi, et isegi koolilapsed on halvemas seisus kui töötavad inimesed, sellepärast et kõigepealt on koolipäev, siis nad lähevad näiteks muusikakooli, mängivad seal viiulit 8 tundi ebaergonoomilises või 2 tundi ebaergonoomilises asendis, siis lähevad koju, teevad veel näiteks 4 tundi koduseid töid, siis käivad veel arvutist läbi, Facebookist läbi ja lähevad magama ja nad polegi terve päev mitte midagi liigutanud. See on ka tegelikult üks põhjus, miks ma alati soovitan lapsevanematel, et mitte valida sellist hobi lapsele, kus ta peab veel istuma, eriti veel asümmeetrilistes asendites või kui on vaja pilli mängida väga, siis peab kindlasti ka liigutama mingi aeg. Tasuta füsioteraapia teenust on võimalik saada 10 korda, kuid järjekordne on pikad ja inimestel pole aega, kui nad kardavad kodus sellega tegeleda. Nad on nagu teenusega endaga rahul, aga mis sellest kasu on, kui nad saavad ainult 10 korda. Et väga oluline on see, et nad saaksid esiteks kiiremini füsioterapeudi juurde, et nad võivad isegi pool aastat oodata enne, kui nad esimest korda üldse füsioterapeudi juurde saavad. Ja kui nad saavad, siis nad saavad näiteks 5 korda või 10 korda. Mõni saab lihtsalt 1 korra, füsioterapeut ütleb, et hakka nüüd kodus tegema. Aga inimesed nagu ikka, kodus on naine, lapsed, kodus on arvuti, kodus on toimetusi vaja teha, et väga vähe jääb aega, et panna matt lahti ja hakata harjutusi tegema. Inimesed kardavad ka, et kodus nad teevad valesti. Et selles mõttes nad on rahul selle teraapiaga, mida nad saavad, aga nad tahavad, et seda oleks rohkem, regulaarselt. Aastas on 133 000 pöördumist seljavaldega arstide poole. Inimesed saavad neid vältida pöörates rohkem tähelepanu enda elustiilile ja käitumismustritele. Ma arvan, et see ongi elustiilist põhjustatud, et kui sa 8 tundi järjest istud kodus, istud autos, arvuti taga, et siis lihtsalt sinu lülisammas ei saa piisavalt liikumist ja see on hästi oluline, et lülisammas saaks piisavalt liikumist, meie lihased oleksid elastsed, kusagilt ei kisuks, ei tõmbaks, me ei oleks kanged. Selleks, et vältida töö juures tekivad seljavalu probleeme, on loodud MTÜ, mis tegeleb nende ennetamisega. Ja näiteks Eestis on ka selline asi nagu MTÜ tööfüsioteraapia, et mina ise olen ka tööfüsioterapeudi koolituse läbinud ja nemad on selline organisatsioon, kes tulevad nagu asutusse kohale peale, kahjuks küll praegu on see tasuline, nad hindavad, missugused on inimeste asendid, missugused on lauad, toolid ja vastavalt sellele siis annavad nagu soovitusi, mida muuta, nii et see oleks üks asi ja pluss siis paljud palkavadki endale füsioterapeudi, kes tuleb näiteks lõunapausi ajal ja võimleb töötajatega ja see on kindlasti palju odavam tegelikult firmale kui see, et nende inimesed võtavad haiguspäevi, kuna selg nii palju lihtsalt valutab.